saaksime ise ka seda pakkuda. Ja võtsimegi nüüd prooviks. Ja nüüd siis Reolink OPT ja tema on 4G kaamera. Tema siis täidab niši, mida hetkel turul ei ole, et see kaamera täielikult juhtme vaba. Ei ole vaja mitte mingit kaabeldust, sa saad selle paigaldada absoluutselt kõikele, kuhu su fantaas ise välja mängib. Aga küsin vahel, et kas see töötab ka välitingimustes? Jaa, kaamera töötab Saaremaal mere ääres, tõstab kõva tuult, vihma, rahet, lund, kõike mida suudan ette kujutada. Okei, aga ma saan aru siis seda, et enda põhivoolu saab ta siis sellest päikesepatareist ja sisse ehitatud akust. Jaa, täpselt niimoodi, et tal on sisse ehitatud aku, 7800 mAh, mis on tegelikult päris kõva, et enamus selle kaamera sisu ongi see suur aku. Voolu saab ta otse päikesepaneelist, see päikesepaneel on kuhugi seda ei talleta, vaid see läheb kohe kaamerasse. Aga kas ta laeb seda akut ka samal ajal? Jaa, täpselt niimoodi, et tema idee ongi kogu aeg saada päikest ja hoida seda akut täis. Et kohe, kui ta päikest saab, ta seda akut laebki. Meie kogemus, et see aku kestab päikesepaneeliga, ilma päikesepaneelita circa 6 aega. Kui seal on selline keskkonnal kasutus, et sa aeg-ajalt teda vaatad, seda live-pilti ja ta ka miskit liikumist salvestab. Et jah, põhjalla peal kinni, kuna sa ei saa seda kuidagi sinstada ja peab olema siis lihtsalt intellektipilt. Hästi, aga ütle, kas see kaamera, ma vaatan, et siin on erinevad liigendid ka ja et see on nagu see pöördpea kaamera. Kuidas ta talvel, kas need liigendid kuidagi ära ei külmu või? Meie kogemusest ei ole külmanud ja ükski klient ei ole ka kurtud, et kaamera külmuks ära. Isegi ütleme selle härvatise puhul objektiiv võib minna muidugi uduseks, eks, oleneb ilmastikust siis, aga ikka näeb läbi, et selle kaamera kvaliteeti, töökeskkond on ületanud meie ootused igat pidi. Ja see on siis seotud telefoni äpiga, et sa saad kaugelt ka vaadata seda pilti, mis sul seal kuskil objektil on? Täpselt niimoodi, et selle kaamera põhimõte ongi sisuliselt, et ta töötab niimoodi, et ta töötab siis liikluse põhjal. Kuna see kaamera ei ole juhtmega mingi salvestiga ühendatud, siis ta sees on STF mälukaart. Ja mälukaarti suurused on siin, ütleme, et kõige suurem, mis see läheb, on 128 kilobaiti. Kui ta panna pidevalt salvestamast, see on 1-2 päevaga täis. Ja mälukaart on selline väike vidin, et kui ta pidevalt salvestab, siis pead iga kuu tegema talle formaati. Aga kas seda saab ka kaugjuhtimise teel teha? Ei saa, et siin ongi see, et selle mälukaart peab välja võtta, mis on natukene ebamugav. Et kuidas see kaameras lähemalt toimib, et ta töötabki siis nende liikumise peale. Et liikumise tuvastamisel salvestab 30-sekundilise videoklipi ja seda saad siis igast telefoni äpist, arvutist järgi vaadata. Ja seda live-pilti saab ka tegelikult siis läbi telefoni vaadata ilma, et ta salvestama hakkaks? Jaa, täpselt niimoodi. Telefonist saabki siis see kaamera pöörata 355 kraadi, sisuliselt ükskõik mis nurgas. Et põhimõtteliselt sa saad, ütleme nii, et kui sa elad Tallinnas, sul on suvekoht on Saaremaal, siis põhimõtteliselt saad sa Tallinna kodust vaadata siis 360 kraadi oma hoovis. Jah, täpselt niimoodi. Et see ongi siis kaamera suur pluss, sul ei pea mitte mingit juhet olema, saad ükskõik kuhu panna katusele, puuoore pealt valgust ei saa. Just. Aga kuidas ta pimeda ajal salvestab öösel näiteks, kui sul on maakoht, kus mitte mingisugust valgustust ei ole, et kuidas, ma saan aru, et ta nende soojusanduritega hakkab siis salvestama, on ja? Aga mida ma näen sealt siis pimedas, kui on õues kott pime? Jaa, pimedas, kui on täispimedus, siis ta suudab 10 meetrit ülesti piltsema jätta mustvalgelt, et ta on see pimeda filter ja pimeda funktsioon täiesti olemas. Et kuna siin hetkel väga valge, ma seda telefoni äpis näidata ei saa, ma kindlasti näitaks ka selle äppi ja seda kasutaja mugavust, kuidas siis klient seda näeb, et see äpp on väga mugav ja selge. Ja ma ütleks ka siin selle aku kohta ära, et jaanuar-detsember sisuliselt ei ole üldse päikest või näiteks lundsa. Siis kuna meil on pikaajaline kogemus selle kaameraga, 2,5 aastat ise üleval olnud, on meie kogemus niimoodi. Aastaringselt peab teda manuaalselt laadima näiteks akupangast 1 või 2 korda. 1 kord jaanuaris, 1 kord detsembris. Kas sa oled telefonist, paned akupanga taha, aga lihtsalt sisuliselt, et mikrosim oleks ühenduse tüüp. Ja selle kaudu saab siis ilusti selle täis laadida. Võid võtta varu aku või aku välja võtta, et see ei ole mitte mingi probleem. Hästi tähtis on siis, et kindlasti oleks ta ilusti sees, et siia vesi sisse ei läheks. Et sellepärast ongi täiesti ilmastiku kindel. Ühendused on kaitstud. Ja peamiselt ta siis sobibki kasutamiseks just sellistes kohtades, kus vooluvõrku ei ole võimalik ühendada ja tegelikult sellised suvekodud, maakodud, garaažid, abihooned
täpselt internetipaketi põhjal. Aga kui te SIM-kaardi kaasa annate, siis samal ajal saab selle sama SIM-kaardi peale vormistada siis selle telefonioperatoriga lepingu.